Hea sõber, elame sellisel ajastul, kus meile lubatakse piiramatut kontrolli iseenda, oma ihu, oma ümbruse, maailma üle, aga tegelikkus ei vasta ikkagi sellele. Sotsiaalmeedia ja eneseabiõpikud sisendavad looma reaalsus, sa suudad seda. Sinu mõtted ja vibratsioon mõjutavad universumi. See reageerib sinu mõttemaailmale, seda on hakatud nimetama ka külgetõmbeseaduseks law of attraction ehk manifesteerumiseks. Ühesõnaga, universum reageerib sinu sisemistele seisunditele. Mida kõrgem vibratsioon, seda paremad tulemused, visioonide, eesmärkide ja positiivse energia keeles imbub see mõttelaad ka kristlikesse kogudustesse ja kirjandusse. Muidugi on meie soov ümbritsevat reaalsust kontrollida täiesti mõistetav. Globaalne kaos nõuab ju mingit reaktsiooni. Ja siis öeldakse sulle korraga, mõtle positiivselt, tõsta oma vaimse vibratsiooni taset ja see mõjutab maailma ja sinu elu. Vaatame koos, kuhu see külgetõmbe seadus meid tegelikult viib. Kristlastena peame endilt küsima, kas see pealtnäha süütu positiivse mõtlemise õpetus sobib ka meie usuga kokku. Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama. Sinu tahtmine sündigu. Mattuse evangeeliumi 6. peatükk 10. salm. Ta kritiseeris teravalt Peetrust, kes püüdis teda manitseda, kui ta rääkis kannatustest ja ristist. Teoloogiline lähenemine näitab meile karmi, kuid vabastavat tõde. Niinimetatud külgetõmbeseadus ja kristlik evangeelium on lepitamatus vastuolus. Tegemist ei ole lihtsalt natuke valeõpetusega, vaid hoopis teise religiooniga, kui nii võiks öelda. Miks? Külgetõmbeseaduse esimene eksimus puudutab just Jumala olemust. See õpetus teeb suveräänsest Jumalast ebaisikulise manipuleeritava jõu, mis reageerivad automaatselt inimese mõtetele. Nii muutub Jumal pelgalt vahendiks meie soovide saavutamisel. Kuid pühakiri õpetab meile midagi täiesti erinevat. Meie Jumal on isiklik, suveräänne ja tahet omav ning tegutsev looja, kelle püha tahe juhib maailma. Ta ei ole mingi tahtetu kosmiline energia. Kujutle ette, et sa püüad oma parima sõbra või abikaasaga suhelda vibratsioonide abil. Tegemist ei ole ju mingite müügiautomaatidega, kuhu viskad positiivse mõttekese mündi ja vastu saad toreda suhtumise. Sa suhtled nendega nagu armastatud ja armastavate isikutega. Nii on ka meie suhe taevase isaga. Teiseks, külgetõmbeseadus tõstab inimese Jumala positsioonile. Siin väidetakse, et me suudame oma sõnade ja mõtetega luua mingit reaalsust. See omistab inimesele loomisvõime ja kosmilise kontrolli. Piiblis kuulub see eranditult Jumala suveräänsuse valdkonda. Jah, Jumal annab meile küll loomisvõime, aga teatud piirides. Tema on ikkagi suverään. Pühakiri tuletab meile meelde, et üksnes Jumal loob oma suveräänse sõnaga. Inimene ei ole looja, vaid loodu. Ta on piiratud, Jumalast sõltuv ja lunastust vajav olend.
meie rahu ei seisne mitte kontrolli saavutamises universumi üle, vaid alistumises Jumala tahtele. Tema on meid loonud ja tema tunneb ka meie piire ja võimalusi. Ja nii me palumegi sinu tahtmine sündigu, mitte minu tahtmine sündigu. Kõige valusamalt põrkuvad need mõtteviisid kogu aeg seal, kus kohtame kannatust. Külgetõmbeseadus väidab, et negatiivsed kogemused ja kannatused on inimese enda vale mõtlemise ja madala vibratsiooni tulemus. Nii pannakse kogu süü kannataja enda õlgadele. Või siis süüdistatakse Jumalat, mõtlemata sellele, et ega isa pole süüdi, kui ta alati meile kommi ei anna. Ta teab, miks see keeldumine on vajalik. Tõsiasi on see, et me elame pattu langenud maailmas, kus meie soovid on rikutud ja kannatuski reaalne. Kuid see ei tähenda, et kannataja oleks alati ise süüdi. Mida siis teha, kui ka palvetaja elus ei lähe kõik, nagu ta sooviks? Hiobi raamatus kohtame väga Hiobit, kes koges oma elus ootamatult tõsiseid tagasilööke. Ta kaebab selle üle, ta läheks nagu otse Jumalaga kohtusse isegi. Sama olukorda märkame ka nutulaulus. Ei mingit tsenseerimist. Läbi valu ja kaebuste liigub kannataja aeglaselt Jumala usaldamise suunas. Veelgi enam, isegi meie päästja Jeesus Kristus kannatas ristil täiesti süütult. See ei olnud märk valest vibratsioonist, vaid olukord, milles Jumal ilmutab oma armu ja väge meie kõigi suhtes. Kristuses on meil elav lohutus, et Jumal on meiega ka kõige pimedamatel tundidel. Tundidel, mil ütleme sinu, mitte minu tahtmine sündigu. Manifesteerimine julgustab meid visualiseerima ja nõudma. Palve asendub siin manipulatsiooni ja enesekesksete soovide nimekirjaga. Sellise lähenemise tuum on minu tahtmine. Kristlik palve on aga elav suhe ja osadus Jumalaga. Jeesus õpetas meid paluma kõige vabastamavat palvet. Sinu tahtmine sündigu. Me ei püüa Jumala tahet siin allutada oma soovidele. Me usaldame oma elud lihtsalt tema kätte, sest ta on hea isa, kes teab, mida me vajame. Ta kingib seda, mida me vajame oma armust, mitte meie saavutustest lähtuvalt. Hea sõber, külgetõmbeseadus paneb meie peale tegelikult talumatu koorma, kohustuse ise oma reaalsust juhtida ja luua. Evangeelium aga vabastab meid sellest illusioonist. Meid ei päästa mitte meie oma manifestatsioonid, vaid Jumala arm. Heida endalt kontrolli koorem ja puhka Jumala armastuses. Usalda teda isegi valusatel hetkedel. Tea, et tema annab meile vajalikku tarkust ja tahet elu kujundada. Selles usalduses peitub tõeline vabadus ja hingerahu. Ja seda hingerahu ma sulle soovin. Kohtumiseni.